aga me oleme täna oma plaanidesse pannud ka ühe sushi tegemise, mis tegelikult läheb ju selle teemaga hästi kokku, et kui siin küsiti riisi kohta ja soja kohta, need käivad ju kõik sushiga kokku, on ju, aga meie sushi on hoopis palju erilisem. Me ei kasuta seal mitte üldse riisi. Me teeme selle hoopis teistmoodi ja sojast hoiame eemale kui katkust. Et Hardi, et sul on nüüd võimalus tõusta püsti ja näidata meile, kuidas siis käib sushi tegemine ilma riisita. Et olgu siis öeldud, et see on pigem siis näiteks sellele, et ma soovitan toitudega katsetada, ma teen midagi, mida ma kunagi varem ei ole teinud. Et mul on sushi, mida ma elus esimest korda rullin, sest et mul on tavaliselt keegi abis olnud, kes selle rullimise ette võtab, sest nad on seda varem teinud. Ja kuna poest, kus ma kõike seda ostsin, neil ei olnud avokaadot ja nii edasi, et siis täpselt nii on, et mul on kummalised koostisained ja ma panen mingisuguseid asju kokku, mul pole õrna aimugi, kuidas see välja tuleb. Ma loodan, et see saab hea ja põnev olema, aga näeb igatahes väga põnev välja. Teiks nagu võileiba. Mis ma teen, on sisuliselt see, et ma haaran riisi asendasin lihaga ja panen nüüd erinevaid, siin on kurki, porgandit, paprikat ja porrut, porulauk on sellist eesti keeles, et ma panen selliseid erinevaid asju siia külge. Ja see liha siis on tavaline poest ostan pakiga suitsusink või kuidas? See on hetkel selline pooleldi kompromiss. Ideaalis ta võiks olla enda tehtud liha, kana näiteks võiks äkki suurepäraselt sobida. Mina olen hetkel täpselt sellest nii-öelda rollis, et ma pidin poest midagi ostma ja ma valisin sealt sinkide hulgast, mida ma tavaliselt ei tarbi, sest et neil on tavaliselt mingisuguseid säilitusaineid ja nii edasi asju sees. Aga meil on poodides nüüd ka see säilitusainete vaba, et kas see siis ei ju ma siis täna ei leidnud seda üles, et ma olin tõesti nii-öelda lihtsalt nii-öelda suvaliselt otsimas. Ma esteetilistel põhjustel ei taha siit keelega ise üle lasta, vaid ma kasutan siis aga ma täiesti imestan juba, et sa oled tegelikult suutnud selle ära rullida, et kuidas ta koos püsib, see on jah oma ette küsimus. Et ma surun seda natukene rohkem ja nüüd ma olen siia endale ettevalmistamiseks valinud just nimelt noa, mida ma ei pidanud võtma, sest et ma tahtsin, et ta oleks akiline, et ta natukene lõikaks sellesse sushisse sisse ka, nii et katsetamise meetod, et kuidas ta siin nüüd läheb. Aga soja sisse me seda ei kasta, on ju? Aga mille sisse me võiksime kasta? Kuna ta praegu ilma avokaadota sai tõenäoliselt selline natukene kuiv olema, siis mul on siin ingverit, mis nii-öelda sobib soja juurde tõenäoliselt väga, väga kenasti, et ega olegi, ma ise haaran siit näpuga ja võtan ja maitsen, et tere tulemast katsetama, et vaata, kas sa saad ka äkki ingveri tüki kätte. Väga maitsev. Et selle ingver sai väga hea, eks ole. Et selle asja mõte ongi see, et ma teen nagu mingisuguseid asju, et ma katsetan. Ma tõepoolest ei ole sellisel kujul sushit varem teinud ja ta on sellegi poolest, ma ei tea, kuidas ma kaamerale teda natukene paremini näidata saan, et võimalik, et seda liha äkki ma järgmine kord paneksin natuke rohkem ja mitte kõiki neid aedvilju ühe sisse, vaid teeks nii-öelda erinevaid, aga mõte on see, et mul on võimalik nagu katsetada ja tõepoolest elu on väga hea.